Tere, armsad kuulajad ja vaatajad, kes te minu video podcast'e vaatate ja minuga koos nende mõttekäikudega koos mõtlete ja oma seisukohti nagu ka kujundate. Ma tahaksin minna edasi sama teemaga, mida ma eelmisel korral alustasin. Ja sellega seoses tahan näidata oma toetust 3 päeva tagasi Eesti Ekspressis avaldatud 3 lapsevanema avaliku kirjaga seoses, mis puudutab nüüd seda niinimetatud soosegaduse toetamist Eesti riigis. Mul on siin mitmeid mõtteid, mida ma tahaksin jagada eelkõige vanematele toetuseks ja võib-olla ka oma niisugust psühholoogi kogemust töötades Eesti riigis juba pikemat aega nii Tallinna Ülikoolis kui täienduskoolituses kui erinevate koostööprojektidega seoses ka näiteks Sotsiaalministeeriumiga. Ja selle tõttu ma tahaksin väljendada nagu oma arvamust ja kutsun teid üles ka tegelikult toetama sellist, nagu mõni ütleb, tervemõistuslikku arvamust selles tänases segases ja keerulises maailmas. Minu arvates on tegemist sõjaga. Ja ma ei mõtle siin praegu seda sõda, mis toimub rindel Ukrainas või Iisraelis või kusagil mujal maailmas. Minu jaoks on tegemist sõjaga, kus ohvrid ja haavatud ei ole ainult lapsed ja noored, vaid on ka nende pered ja selles mõttes mingis mõttes ka kogu meie maailma ja ka Eesti riigi tuleviku inimeste põlvkonnad. See sõda on olnud kindlasti mitmeid kordi juba ka varem. Mina olen ühel perioodil olnud ise laps ja noor. Kuigi ma pean ütlema, et kuna minul oli selline pere, kes oli nii või teisiti 60-ndatel väga vastane kõigi selle toimuvaga, õigem oleks võib-olla isegi öelda, et minu isa oskas tänu sellele oma sõja ja metsas olemise ja muudele sellistele kurjadele ja kurbadele kogemustele näha seda, mis maailmas sel ajal Nõukogude Liidus toimus ka inimestega seoses. Siis temal oli väga niisugused raudsed seisukohad, millest üks näiteks oli see, et minu ema ei olnud selline tavaline kolhoosinaine. Mingil ajal ta töötas küll kusagil töökohal, aga enamus ajast, kui mina mäletan oma lapsepõlve, oma ainsa tüdruku selles mõttes õnneliku lapsepõlve, mäletan ma seda, et ema oli kodus ja mina kasvasin sellises kodus, kus isa oli väga niisugune kindla sõnaga ja nagu ma ka olen varem rääkinud ja ema oli hooliv ja armastav naine ja ema. Ja on paljusid asju selle 60-ndatega seoses, mis toimus ümberringi siis mujal maailmas. No ma mõtlen meie riigis eelkõige, olen ma saanud tagantjärgi teada. Ja näiteks üks minu nooruses üks lähedase inimese pere oli tookord sellises olukorras, kus ema pidi andma oma lapse nädalasesse lastesõime ja kuna ta pidi tööl käima, ta oli üksik ema, mis tol ajal oli väga selline arusaamatu ja teatud mõttes ka põlastusväärne positsioon. Ja siis oli avalik ideoloogia oli tegelikult selline, et Nõukogude riigis sotsialistlik, kommunistlik ideoloogia vaatenurgast teavad riigisad ja nii-öelda riigielu kujundajad paremini, kuidas lapsi kasvatada. Sest lapsi oli vaja kasvatada selliseks, et nad toetavad ja kiidavad heaks selle
selle ideoloogia, kus tegelikult lapsi vanemate vastu nagu üles ka ässitati, nii nagu me neid vanemad inimesed oleme oma kohustuslike kirjanduste lugemistega, kes siis suutis hiilida, vähemalt oleme teadnud, kuidas sel ajal ka lapsi õpetati, et kui vanemad on riigivastased või rahvavaenlased, siis tuleb nendest vanematest teatada. Aga nemad ise õpetati ja koolitati ja kasvatati ja kujundati siis selliseks kuulekateks, halliks massiks, sellepärast et sellisel juhul oli riigil parem valitseda. Nõukogude ajal oli muidugi väga imelisi naisi olemas, aga kõigi eeskujuks seati ikkagi need naised, kes töötasid traktori peal või olid siis sellised väga suurepärased farmitöölised, kõik sellised õrnemad ja naiselikumad väljendused olid kodanlik igand. Et meestega võib-olla see nii silma ei paistnudki, sest meestega seoses oli vaja nagu tekitada selline sõjaline võitlusseltskond ja ma ei mäleta, et Nõukogude aja selles arengus kuidagi nii-öelda isasid oleks võetud nii-öelda ohvriseisuses ette. Et see oli kindlasti väga hea, kui mehed ju oma nii-öelda seemet külvasid, see oli ka ju Nõukogude maailmas väga vajalik, et selle tõttu polnud oluline ei pere ega abielu, nii nagu ma olen tagantjärgi aru saanud, kuigi just vastupidi, oli väga palju peresid ja abielusid ja väga palju nagu kodusid, kus Eestis ei kuulatud seda sellist ideoloogiat. Miks ma sellest nii räägin? See on nii korduv, see on nii tuttav, see on nii äratuntav. Ja sellepärast ma kutsun teid üles mitte alluma sellele ideoloogiale, isegi kui see on riiklikult heaks kiidetud. Ja tähendab riiklikult heaks kiidetud. Tähendab, et riigi poolt nagu eraldatakse rahasummasid selleks, et seda ideoloogiat edasi arendada ja neid ideoloogia nii-öelda lipunaisi või lipumehi, siis mehi vist küll nende hulgas eriti ei ole, sest naiste ma ei mäleta, mis selle naiste ühingu nimi on, kes selle eestvedajad on. Et mina olen sellega ka kokku puutunud, et püüdsin kunagi, kui võib-olla siin 15 aastat tagasi rääkida rohkem emast, ema rollist ja emaks olemisest ja kuna koostöös Sommega oli ka Saara Kinnunen, sealne kuulus sotsiaalpsühholoog, tänase päevani pereterapeut, oli andnud nõusoleku, et ta võib tulla Eestisse ka sellel teemal rääkima, et emad vajavad toetust ja emad vajavad nagu tuge selles maailmas, kus on nii keeruline lapsi kasvatada, siis kuna tookord ka oli juba hästi niisugune moes küsida ju toetust ka Sotsiaalministeeriumist, kus ma siis selle lasteperede osakonnaga ühendust võtsin, kuna ma olin ka Sotsiaalministeeriumis olnud oma MTÜ-ga väga paljudel niisugustel erinevatel ümarlaudadel püüdnud psühholoogina oma arvamust avaldada, et kuidas laste vaimse tervisega paremini hakkama saada ja ma olin peaaegu kindel, et pole mingit küsimust, et mul oli nii ilusasti kõik valmis mõeldud, mida see konverents, siis see rahvusvaheline konverents peaks endast sisaldama, et toetada paremini peresid ja emasid eelkõige ja pealkirjaks oligi ka kuidagi seotud ema rolli või mingi taoline, igatahes selles pealkirjas oli ema sõna sees. Ja kui ma läksin siis sealt Sotsiaalministeeriumist enne vaadanud veel Sotsiaalministeeriumi kodulehelt, et ehmatusega, et igasugustele sellistele sooneutraalsuse ideoloogiatele
oli antud mingid 600 000 või midagi taolist eurot Euroopa toetust. Siis mõtlesin, et oma rumaluses, oma naiivsuses pole mingit küsimust, et kindlasti ollakse ka huvitatud just laste vaimse tervisega seoses toetama emasid ja seda, et kuidas siis emad saaksid nagu paremini toime ja oleksid ise õnnelikumad ja saaksid siis ennetada laste, eelkõige muidugi ka tüdrukute, aga muidugi ka poiste vaimse tervise probleeme. Ja tookord ei olnud Sotsiaalministeeriumis tööl veel sellist soovahetust ise toime pannud inimesi, nagu tänasel päeval on asekantslerina lausa selline inimene ju tööl, kes heaks kiidab kõiki seda tüüpi projekte tõenäoliselt väga suure rõõmuga, sest see on ju ka tema eneseõigustus, et maailmas toimuvad sellised nii-öelda ideoloogilised suunad, et tema on eestvedaja olnud, võib-olla ta mõtleb nii, ega ma ei tea. Igatahes meile mingisugust toetust ei antud. Isegi ei lubatud Sotsiaalministeeriumi ruumides, me ei tahtnudki rohkem midagi, Sotsiaalministeeriumi ruumides mingit emakonverentsi pidada. Ja selge vastus oli, et üldse mingit ema nimetamist oma konverentsi pealkirjas ei ole sobiv teha, et on hooldaja või vanem see ainus sõna, mida saab kasutada. Muidugi mina sellega ei olnud nõus, aga sellest ajast saadik olen ma olnud ka psühholoogina kursis, kui palju on riigi poolt Euroopa rahadest eelkõige, muidugi ega ma seda rahade päritolu ei tea, aga ma arvan, et seal tänases ministeeriumiski on küllalt palju neid selle ideoloogia pooldajaid ja allakirjutajaid ka näiteks kõigile nende artiklitega seoses, mis nüüd Eesti Ekspressis on ka kirjutatud enne ka seda avalikku kirja lapsevanemate poolt. Miks ma sellest räägin? Ma tahan rääkida sellepärast, et ei oleks naiivsed. Et naiivne tähendab seda, et me ei tea, et me oleme sõjas. Et me oleme sõjas tuleviku inimeste pärast, oma laste, noorte ja nende elusaatuste pärast. Isegi siis, kui ka see sõjaoht, mis päriselt nii-öelda füüsiliselt sõjaohuna meie pea kohal väritseb ja mille nii-öelda hirmu kütmiseks tehakse, antakse oma parim. Ma arvan, et see hirmu kütmine on üks võte, millega seoses eelkõige kannatavad lapsed. Ja nüüd tulles selle teema juurde niiviisi, et ma tahan hästi ka alguses rõhutada seda, et isadel on muidugi oma suur roll ja sellest oleme me varem rääkinud ja räägime edaspidi kindlasti ka nii tütarde kui poegade kujunemisteekonnal. Aga täna ma tahaksin rääkida eelkõige sellest vaatenurgast, ema ja tütar. Ja tuua ka mitmeid näiteid. Ja ma tahan kohe rõhutada veel, et mitte kedagi ma ei süüdista, mitte kellelegi ma ei näita kuidagi moodi näpuga. Kui kedagi nagu tõesti nagu süüdistada, siis ma peaksin alustama iseendast. Kuigi ma ei saa ka iseennast süüdistada emana ja psühholoogina ja vanaemana, sellepärast, et see teekond, kus mina emaks või sellel ajal, kus mina emaks sain, ei olnud ei selliseid võimalusi kellelgi juhendada, kui perekonnas ei olnud kedagi, kes oleks saanud aru, mis võib juhtuda, kui naised, kui tulevased noored emad või emad üldse ei mõista, mis toimub ümbritsevas keskkonnas, riigis, maailmas. Siis ei olnud ka neid paljusid raamatuid. Kuigi ka täna ma tean, et näiteks Sarah Kinnuneni ema teemaline raamat ei ole Eestis ilmunud, kuigi on tõlgitud. Ei ole olnud lihtsalt kellelgi raha ega soovi ja nii nagu see kirjastus ütles, et ei ole tõenäoliselt ka seda seltskonda, kes ta raamatut ostaks, kuna ema sõna
ei ole ametlikult või riigi ideoloogiliselt selline sõna, mida keegi tahaks nagu väga toetada. Et ma tahan olla teiega. Ma tahan olla toeks ja ma tahan olla eelkõige nagu nooremate emade silmade avajaks, sest kui lapsed on juba jõudnud puberteediikka, siis selle koha pealt ma ütlen, et mingis mõttes oleme me siis juba eelneva teekonnaga olukorras, kus me peame nagu kõik välja kannatama ja ikka toetama oma last. Ja ma toon ka selle jutuajamise jooksul mitmeid näiteid, mida ma tahan teiega jagada. Ja ma tahan öelda selle puberteedieas toimuvate niisuguste protestide, ideoloogia ohvriks langemiste, teadlike usupööramiste jutumärkides, mida need ideoloogiad teevad. Loodetavasti vanemad koolis teavad, mida koolis lastele räägitakse, aga kuna see on nii levinud üle terve maailma ja väga vähesed inimesed on julgenud, ka teadlased on julgenud ja rääkimata arstidest, on julgenud selle vastu välja astuda, siis minu isikliku arvamise järgi peaks olema ka Eestis häbi vähemalt arstidel, kes seda kõike heaks kiidavad. Nad on andnud arstivande, nii palju kui ma tean, mitte kahjustada. Ja siis, kui need arstid, kes on selle vaatenurga pooldajad, et murdeealise lapse, kuni 25 aastat, lapse, noore tüdruku füüsiline ümberlõikamine või füüsiline sekkumine tema murdeea kujunemisse. Kui arstid sellest aru ei saa, kes siis veel? Kui keeruline on murdeiga, kui keerulised protsessid toimuvad seal ka noore inimese kehaga ja kuidas murdeeas võivad noored tekitada kõikvõimalikke hullusi. Ühe raamatu pealkiri on kuidagi seotud sellega, et kui sa oma lapse murdeea suudad välja kannatada, siis sa oled väga suure, oled ellu jäänud või kuidagi oli selle pealkiri seotud vanemate ellujäämisega. Ja ma arvan, et teie hulgas on kindlasti ka neid vanemaid, kes on läbi elanud oma lapse murdeea hullused. Lihtsalt küsimus on selles, milles need väljenduvad. Kas need väljenduvad mingites hullumeelsetes nagu masinatega sõitmistes, autodega, mootorratastega, ekstreemspordis, tohututes mingites värvimistes, sinirohepunastes juustes, mingites erikleitides, mingites puudulikes riietes. Väga erinevaid hullusi võib murdeeas välja tuua, kaugele ära sõitmises. Ma ei tea, mida kõike veel võib välja tuua. Ja kui me oleme olnud enne murdeiga suurepärased lapsevanemad, siis me saame aru või ma palun teid, saage aru, me peame selle murdeea välja kannatama ükskõik, mida ta selles murdeeas siis ka on mõelnud ette võtta. Ja ükskõik, missuguse erilise, kahjustava, ebanormaalse, ohvristava ideoloogia küüsi meie laps on sattunud. Aga see ongi see asi, millega ma tahaksin võib-olla ka pärast lõpetada, et kutsuda teid ülesse, leidma enda sees ülesse. See vanemlik instinkt, see ema instinkt eelkõige, aga isa ka muidugi, kuigi eelkõige ema instinkt, kohe edasi pärast sündimist. Ja sellest ma varsti kohe räägin, aga enne ma tahan teiega jagada ühte ilusat niisugust lugu
ja vaatame ja mõtleme selle üle. Don't know how long it's been, I guess it doesn't matter. We've had our thick and thin, enough to know that I would rather not go through life without you. And in the end, I'm just glad we're friends. And in the end, I'm just glad we're friends. This life keeps moving on, and we keep moving with it. There's been some ups and downs, so I'd like to take a minute just to say I am here to stay. 'Cause in the end, I'm just glad we're friends. I can't pretend, I'm just glad we're friends. Da 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 And in the end, I'm just glad we're friends. And in the end, I'm just glad we're friends. I'll say it again, I'm just glad we're friends. La da 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 da. La da 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 And in the end, I'm just glad we're friends. And in the end, I'm just glad we're friends. I'll say it again, I'm just glad we're friends. Nii, võib-olla te mõtlete või ma usun, et te ei mõtle, et miks ma selle loomade emade video siia algusesse kohe panin. Ma lihtsalt tahan öelda seda, et me oleme sarnased. Ka inimlapse ilmale sündimise järel emadel on ema instinkt olemas, aga emadel on ka veel mõistus olemas. Et võib-olla tõesti ei ole kõigil emadel nagu see ema instinkt nii väga kole tugev. See kujuneb, aga mõistus on olemas ja selle mõistuse järgi ja oma tunnete, empaatiliste tunnete järgi oma laste suhtes on ikkagi võimalik otsuseid teha, kuidas siis oma laste suhtes käituda. Ma ütlen teile, minu vaatenurgast ei ole ainus see vastasrinde sõdijate seltskond, need, kes tahavad meie lapsi sooneutraalsusesse, selle ideoloogiasse tõmmata, vaid selle vastasrinde esindajad on ka kõik need minu vaatenurgast, kes tahavad emad kodust ära tõmmata
ja emale rääkida seda, kuidas tema ka ikkagi naisena ja inimesena peaks saama ennast teostada. Ja siis kõik need enesearendused, laagrid naistele, kuigi nendel naistel on, nad võivad olla emad, neil võib olla väike laps kodus, aga nad on selle ideoloogia ohvrid, et naiseks olemise eneseteostus on kusagil mujal, mitte kodus oma lastega seoses, mis võib olla parim missioon ja eneseteostus ühele naisele, kui tal on kodus väike laps või kui tal on kodus lapsed, kui olla selle perioodi jooksul nende laste toeks. See on tema missioon. Mul tuleb meelde üks lugu, kus ma olin ühes kirikus hingehoidjana mingitel aastatel, see võis olla ka jälle nii 10, 15, 20 aastat tagasi. Ja mu juurde tuli üks naine saama nii-öelda allkirja, tihtipeale psühholoogide juurde tullakse sellise jutuga, mingi jutukesega, et psühholoog siis saaks kiita heaks tema idee. Ja tema idee, kuna ta oli kristlane, tema idee oli selline, et nende kirikus oli käinud keegi prohvet. Ja see prohvet oli siis prohveteerinud talle, et teda ootab nagu ees selline niisugune missioonitöö kusagil Aafrikas või ma mäletan, kuhu ta sinna missionäriks pidi minema. Ja tema siis oli ühel päeval läinud ka mööda metsateed oma kodust, tal 4 last ja mees ja saanud metsateel kinnituse, et üks rebane oli läinud üle tee ühelt poolt teisele ja tema luges sellest välja selle kinnituse, et ta peabki oma seljakoti pakkima ja missionäriks minema Aafrikasse. Muidugi, psühholoogina ma ütlen teile, see polnud mitte mingi missionäri soov, mis ta sees oli, sest Jumal ei kiida selliseid asju heaks. Jumala arvates on ikkagi inimese ühe naisterahva, kellel on lapsed, kõige tähtsam kohustus kodus, oma laste kasvatamisel. Aga tema oli väsinud ja ta sattus selle niisuguse prohveteerija, mis on ju ka omaette võib-olla täiesti ideoloogia ja on ju valeprohveteid ja igasuguseid asju, mida nad räägivad, selles mõttes ohvriks, et pääseda, põgeneda oma raskest vastutusest ja raskest tööst. Nägite ise seal filmis oli üks koeraemme täiesti lõppenud, väsinud, kes meist emadena poleks sellises olukorras olnud. Aga küsimus on selles, et millise ideoloogia, millised elupõhimõtted oleme me emana saanud, kas me oleme üldse emaks saades olnud valmis aru saama, mis meid nüüd lähemad 15, 25, 20 aastat ees ootavad. Kõige raskem aeg siis see lapse murdeiga veel. Ja muidugi raske aeg ka, kui lapsel tulevad hambad, ei saa magada ja nii edasi. Kas me oleme sellest aru saanud? Kas me oleme mõistusega sellest aru saanud? Ja kui me vaatasime seda filmi, siis me nägime ju, et ema tuidab, ema peab suutma välja kannatada kõik need selja peal sõitmised, musitamised, kallistamised, puudutused, süllevõtmised ja ema kaitseb ja ema ennetab igasuguseid ohte. Ema oskab näha, et üle tee minekul võivad autod tulla või tita võib ära uppuda. Ema oskab seda näha, sest ema fookus on lapsel. Ja muidugi loomulikult ma absoluutselt ei arva, et emal ei peaks olema puhkust, et tema ei peaks kuidagi oskama korraldada oma elu nii, et tema saab ka puhata. On väga ju vähe moes see, et varakult seatakse sisse mingid pererutiinid,
kus on siis isaga vahetused või on toitmise nagu kord, et ema ei oleks nagu lõpuks nagu tühjaks pigistatud sidrun. See on ju valdkond, mida saab siis küsida, uurida, kuidas käituda emana. Aga küsimus on eelkõige selles, et kas need põhi nagu tähtsad tegevused, tähtsad missioonitööd, võiks nii öelda, on kohe pärast sündi ema jaoks olemas. Väga palju räägitakse sellest ju, et kui isa on peres olemas, jumal tänatud, isa tuleb lapse ellu nagu tasahilju ema ja lapse sellist sümbioosset suhet lõhkuma, kus ema emotsionaalne nabanöör on lapsega nii tugevalt seotud, et laps ei hakkagi arenema nagu eraldi isiksuseks, et see on nagu selline isa ka abi ja isa mõju lapse kasvamisele. Aga ma täna räägime emadest. Mis siis on need kõige suuremad võib-olla sellised mitteteadmised või mittesuutmised toime tulla või mitte ka niisugused jõuvaru omamised, mis ema elus on väga olulised, mille tulemuseks võib olla see, et laps tunneb ennast üksinda, tunneb ennast, et tal ei ole peegleid, tunneb ennast, et tal ei ole piisavalt armastust, ei ole piisavalt mõistmist ja selle arengu tulemusena võib ühel päeval ilmneda siis mingid erinevad väga kummalised ja erilised käitumised. Ega ka nende kvääriteoloogia teadlaste, nii nagu ma sealt artiklistest lugesin, väljendid on ju sellised, et tihtipeale on selliste laste või selliste noorte otsuste või tahtmiste taga keerulised peresuhted või keerulised elukäigud, kiusamised või midagi taolist. Jah, need on ju tulemused, aga algab see peale kõigepealt, kui me oleme eelmisel korra rääkisime, et ema silmapeegel, ema armastuse sõnumite saatmisele järgneb järgmine asi ja see on ema süli. Kui ema on 9 kuud last kandnud või isegi kui ta on lapsendatud lapsega, see ei loe, siis ema kokkupuude lapsega on selline nahk-naha vastu, süda südame vastu. Ja see on muidugi, see on ju samasugune, kuidas ma nüüd ütlen, energia edasiandmise tee, mida võib nimetada ka aku laadimiseks. Aga ilma selleta ei ole võimalik. Ilma selleta laps ei jää ellu. Laps ei oska ise veel oma akusid nii-öelda laadida. Tal on vaja süles olla. Tal on vaja käest kinni olla. Tal on vaja kallistustes olla. Teda on vaja musitada. Teda on vaja kallistada. Teda on vaja hüpatada ja mida kõike veel, et ta tunneks ema lähedal. Ma kunagi kuulasin ühte linti hülgamistest ja ma pean ütlema, et see näide, millega ma tahan teil praegu siis selle koha peal alustada, mis puudutab nagu süles olemise erilist tähtsust. Ja mis oli ka nõukogude ajal selline ideoloogiline võte, et süles olemine kuulutati kahjulikuks sidemeks lapse ja ema vahel. Ja ma tean konkreetseid naisi oma põlvkonnast, kes võtsid seda väga tõsiselt, et laps palju ema süles helitatakse ära. See laps hakkab liiga palju siis nii-öelda tahtma sellist lähedust ja ema ei saa oma vajalikke töid teha ja laps hakkab siis olema nagu väga ülearu tundlik ja last ei ole vaja niisuguseks tundlikuks kasvatada süles. Aga see näide sellisest esimesest emapoolsest hülgamisest nende lintide peal
on mu siiamaani meeles, kuigi see oli aastakümneid tagasi, kui ma seda kuulasin. Et seal rääkis see pastor, see mees, sellise näite, kus tema oli ka puhkusreisil oma perega või iseendaga või oli talle keegi rääkinud selle loo. Ja õhtul, kui kõik oli, päike oli loojunud, kõik olid oma ujumised teinud ja rannas käinud ja palmide all aega veetnud, istusid kõik siis sellises erilises restoranis, muusika mängis, paarid tantsisid ja äkki tuli sellesse restorani väike tüdruk, nii 3-4-aastane. Ja ta otsis kedagi. Ju ta otsis oma ema ja isa. Ja ainus, mis ta ütles, ta ei öelnud, et emme või midagi taolist oma keelest, vaid ta ütles ainsa sõna, sülle. Ta käis seal laudade vahel, keegi ei julgenud teda sülle võtta, sest võõrast last ju. Ja ta otsis oma ema, isa ja rääkis sülle ja sülle, sülle ja sülle. See oli muidugi paljudele nii-öelda seal olevatele emadele nagu väga valus kuulata. Aga ikkagi keegi ei julgenud sülle võtta ja mõtlesid, et küll ta leiab oma ema, isa üles. Aga ema ja isa ei olnud restoranis. Nad olid kuskil mujal, nad olid kuskil kahekesi. Ja see 2- ja 3-aastane laps või äkki ei olnudki seal ema, isa, vaid oli ema ja armuke, kes teab, see 2-3-aastane laps leiti hommikul merest uppununa. Ta oli terve õhtu käinud ja palunud sülle. Aga ei olnud tema süllevõtjat. Ja küsimus ongi tegelikult selles, et milline on olnud ka sinu pere, armas ema, armas noorema, armas juba vanem ema. Milline on sinu perekonna traditsioon? Kas sa ise oled olnud oma ema süles? Ja kui mina olen teinud ka lapsevanematele koolitusi ja rääkinud nendega, siis ma tihtipeale küsinud, et palun tuletage meelde mõni selline hetk oma elust, kus te olete oma ema või vanaema süles. Ja teate, ma ütlen teile, on palju naisi, kes on öelnud, et nad ei mäleta sellist hetke. Või et neil ei ole ühtegi pilti oma lapsepõlvest, kus nad oleksid ema süles. Mina võin öelda, et ma ei mäleta oma vanaema. Vanaema suri nagu siis, kui ma olin alles selline plika. Aga ainus pilt, mida ma vanaemast mäletan, see, kuidas vanaema tõenäoliselt oma kulbi liigutamise kõrvalt oli siis mind sülle haaranud ja ma olen hästi väike ja vaatan talle imeliku näoga otsa, et miks sa siin mind niimoodi kinni hoiad. See on nii ilus pilt, aga see näitab, kuidas ta minust hoolib. Ema süles olemistest me ei räägigi. Ema süles ma olin kogu aeg. Aga kas sina tunned seda, et teie perekonnas on olnud selline süles hoidmise traditsioon? Ja kui kaua on see vanuseliselt olemas, mitte ainult süles, vaid ka kallistus või puudutus või õlale patsutus või pai tegemine. Pai tegemine on niisugune eriline õrnuse nagu jagamine oma lapsega, oma tütrega, mida tegelikult võib ka niisuguseks peegli tegevuseks nimetada. Sest paid lapsed said alati ju pai. Ja kui sa oma tütrele teed pai, siis see sõnum on, sa oled tubli, sa oled ilus, sa oled armas, sa väärid seda paid. Milline see traditsioon on ja see kandub ju edasi. See kandub edasi nii kaua, kui sa emana, naisena, enne emaks saamist või enne lapse sündimist ei ole enda jaoks läbi mõelnud. Mis on olnud sinu see oma pere, oma ema ja vanaema hellused tegevused, puudutused, kallistused, paid?
kuidas sina ise oled kasvanud selliseks, kes võib ka teha kalli pai või oled sa see, kes tõmbab kookonisse siis, kui keegi sind puudutab. See kookonisse tõmbamine on esimene põgenemine ju. Mitte ainult vägivalla eest, aga seda muidugi ka. Ja see vägivald, mis võib lapsele hülgamise järel teise suure trauma tekitada, ei ole ainult sugugi mitte lapse peksmine. See teine vägivalla avaldamine kõige suurem lapse suhtes tegelikult on kehakeelega mingi vägivaldse hukkamõistva sõnumi edasiandmine pilguga, kehakeelega, käega, eemale tõmbumisega, ükskõiksusega. See kõik on vägivald. Laps tahab tulla teiega koos köögis tainast tegema, saiakesi küpsetama ja ajab muidugi endale kleidi peale jahu. Teie oma sisemise ärritusega, et ta tuli teid segama, et ta tuli teie sellist kööki põgenemise hetke rikkuma oma sellise vägivaldse sisuga. Lööte tal käega põlle pealt või kleidi pealt selle jahu maha. Aga see löök on niisugune, et laps tajub, et teie poolt ei tule mitte armastuse ega soojuse ega heatahtlikkuse ega koos tegutsemise sellist soovi ega energiat, kui me seda sõna kasutame, vaid tegelikult see näitab, mine ära, ma tahan üksinda olla, sa ei saa hakkama. Sina ei ole veel selline, kes tuleb küpsetama. Ja see vägivaldne niisugune tegu, vägivaldne käsi, vägivaldne pilk, vägivaldne sõna, vägivaldne äraajamine, eemale tõrjumine, eemale tõukamine. See on selline, kus tulemuseks on ju see, kus laps siis peab leidma ise üksinda hakkama saamise. Kui isa ka on väsinud, isa ka veel ei taha teda enda juurde, siis ei olegi. Kui rohkem enda õdesid vendi ei ole, kui koera ega kassi ka ei ole, kui kedagi ei ole, siis laps hakkab üksinduses selles kookonis otsima ellujäämise nagu niisuguseid viise, võib-olla juba väga-väga varakult. Mul on olnud klassis 2 korda, kui ma olen olnud erivajadustega laste klassiõpetaja, mõlemal korral seal klassis, küll poiss, aga tüdrukutel on ka samasugused erinevad käitumisviisid, kes tunni ajal, kooli ajal on laua all, kookonis, peidus, koopas, kes tahavad omaette olla, ennast koguda. Ja tänases nende artiklite, kui ma lugesin uuesti neid Eesti Ekspressi mitut artiklit, siis ühe artikli juures oli selline pilt, kus see tüdruk oli üleni kinni tõmmatud kapuutsiga mingisuguses pusas. Isegi praost ei paistnud nägu välja. No ei ole ju rohkem üldse vaja. Kui vaadates selle lapse peale, saad aru, et ta on totaalselt katki. Ta on niivõrd haiges seisus oma vaimse tervise poolest. Ja siis võetakse selle lapse nõustamisel kuulda selle lapse soovi, et ta võiks ennast ära lõigata ennast teiseks. Äkki, kui ta on lõigatud poisiks, äkki siis panevad ema ja isa teda tähele. Võib-olla nende peres on olnud keegi poiss, keda isa eelistab või ema ja poja suhted on ju nagu väga erilised, eriti siis, kui suhted on korrast ära peres isaga. Siis väga tihti emad ja pojad saavad eriliselt hästi läbi. Ja kui siis selles peres on ka veel olemas tüdruk, siis võibki juhtuda, et see tüdruku vaimse tervise nii-öelda hingehaav tuleneb sellest, et ta näeb, kuidas ema pojaga palju paremini hakkama saab kui temaga.
kuidas ema poega nunnutab ja kuidas ema poega nagu tahab endale toeks ja mida kõike veel. Võib-olla võtab seda poega enda jahu tooma ja mida kõike veel ja küpsetama. See hülgamise, see eemale tõukamise, see tõrjumise, see üksindusse jätmise, see mitte heaks kiitmise käitumine paratamatult ju tekitab olukorra, kus ema ja tütre vahel tekib selline eraldus. Võib-olla isegi mingi aja järel lausa müür või veel hullem, lausa kuristik. Ja tihtipeale muidugi on ju arusaadav, et see teine niisugune, üks asi on see toitmine, hellitamine, teine variant on siis see üksinduse asi, et kellega, kas ema ja tütar on nüüd nii-öelda käest kinni. Kas ema ja tütre vahel on olemas ikkagi veel see emotsionaalne nabanöör? Noh, see ei ole ju, ei tohi ju olla lõpmatuseni ja seda tulebki siis isa oma, kui isa on olemas, oma isa oma niisuguse armastusega lõdvendama. Aga tütre ja ema käest kinni olemine, see koos olemine, see nabanööri olemas olemine, see toitmisjuhe emotsionaalses plaanis, see ju emaga on väga vaja, et see oleks olemas. Sest tütar saab ema käest energiat, nad on sarnasemad. Sest väga varakult hakkab tekkima ju isa ja tütre vahel hoopis teistsugune suhe. Ma ei taha üldse täna rääkida sellest, kui peres on mingisugust erilist niisugust vägivalda või väärkohtlemist või eriti kohutav ja traagiline on, kui ema ei mõista, kui isa või kasuisa või pildistab näiteks oma tütart soovimatus poosis või. See on väärkohtlemine. Kui ema seda ei mõista, ema ei kaitse, ema hakkab varakult tütre naiselikku puhtust ja selleks naiseks kasvamise nii-öelda erilist süütust heas mõttes. Naine ei saa olla räpane. Naiseks ei saa kasvada niiviisi, kui väga varakult juba tüdruk satub kokku räpasusega ka seksuaalses mõttes. Sellepärast on vaja emal, teades ise, kuidas see tüdrukuks kasvamine, naiseks kasvamine on väga keeruline teekond. Selleks ema peaks oskama tütart kaitsta. Ma olen korduvalt olnud kokku rääkinud ka lastemaja ja teiste selliste psühholoogidega, nõustajatega, kes on ja ise kokku puutunud, kes on väitnud, et kui peres on seksuaalset väärkohtlemist, siis enamasti on ema see, kes hakkab isa kaitsma, kes ei räägi välja, kes ei kaitse tütart, vaid kaitseb oma partnerit, oma meest. Eks mingis sellises, ma ei oskagi seda sõna nüüd öelda, mõttes meie maailmas, kus naistel on mehe kõrval olemise teema väga valus tihtipeale, kus vahetatakse partnerid, kus mehed murravad truudust, kus kõik see perekondlik truudus, armastus, kannatlikkus, hoolivus on nii suures defitsiidis. Eks naiste teine instinkt on ju ka, et hoida endale seda partnerit. Ja see hirm, et kui nüüd ta hakkab oma last kaitsma, siis võib partner ju vangi minna. Aga mõelge nüüd selle üle, et te olete emana mitte ainult ju hetkel, kui te pole nii hull ema, et oma lapse olete hüljanud, päriselt andnud ära.
et te olete oma tütre elu kõrval aastaid ja aastakümneid ja siis te näete, milline on teie tütar, kui ta kasvab, milliseks saab tema elu. Ja see kõik saab alguse sellest, kuidas te teie lapsepõlves olete talle olnud emana, siis hellitajaks selliseks, et tütrest võiks saada ka tulevikus hellitav, armastav, oma õrnust välja näitav ema ja naine. Te olete olnud sellele tütrele toitjaks igas mõttes, nii tissi andmise mõttes kui ka pärast selles mõttes, et te olete ka olnud piirajaks, et te ei ole lubanud tütrel süüa asju ja toituda nii, mis temale kahjuks tuleb, kaasa arvatud ka see, kui talle ülekaal tuleb ja et selle tõttu võib juhtuda see, et hakkab teile valetama tegelikult ise suundudes sellesse söömishäirete maailma. Ja te olete talle kaitsjaks igas mõttes ja mitte midagi pole teha ka kaitsjaks oma mehe või kasuisaga seoses, kui nende instinktid ei ole mõistusega kontrollitavad. Muidugi, raske lugu on ju ürgsetes sellistes lugudes ju sisse kirjutatud tegelikult. Oidipuses on ema ja poja lugu, aga on sisse kirjutatud ka tütre ja ema vaheline niisugune armukadedus, võitlus võib olla peres. Kui ema ei ole täiskasvanud naine, kui ema ei ole nii kaugele jõudnud oma arengus, et ta teab, et ta on ilus naine, et ta on küps naine ja tema tütar tema kõrval vajab sellist mõistmist, mitte konkurentsi, mitte sõbrantsi, vaid ema, kelle järgi oma elu elada niiviisi, et võiks saada õnnelikuks naiseks ja emaks ja ka leida oma elukutse. Kui ema vaatab peeglisse, siis näeb ta sealt ühte naist. Ja kui ta tahab vaadata peeglisse ja mõelda, mis on temal naisena, võib olla selline hingehav või trauma, mis võib mõjutada tema tütre kujunemist, siis üks nendest minu jaoks väga valusatest asjadest on see, kui ema on väärkoheldud ja selle tõttu ei tea, kuidasmoodi ta ise täiskasvanuna käitub. No võib-olla see näide. Kunagi oli ka Eesti televisioonis üks film Ameerika väikestest missidest. See 3-4-aastaste väikeste tüdrukute mukkimine, kleitide, väga kallite kleitide värvimine, lokitamine, juuste värvimine, kõlinate kaela panemine ja missi konkurssidel esinemine, seda oli äärmiselt valus vaadata. Ja selles filmis oli üks isa, kelle väikest lühikest intervjuud seal näidati. Ja seda näidati sellel põhjusel, et isa oli oma naisega riidu läinud väga tõsiselt, kuna isa ei lubanud oma tütrel osaleda sellistel, andke andeks nüüd seda sõna, väikese tüdruku. Ma ei ütle, te saate isegi aru. Seda tüüpi keha demonstreerimise nagu teekonnal on paratamatult üks lõpp. See lõpeb sellega, et mingis eas hakatakse kandma seda tüüpi riietust, mis tõmbab ligi vägivaldseid mehi, mis tõmbab ligi väärkohtlemise käitumist. Kui vanemad ei ole õpetanud tütrele, et ta ei reisi ohtlikes kohtades üksinda,
või ei käi soovimatute pilkude tõmbamisega sellistes riietes, et paratamatult, nagu ta jätab teatud kuulsuse enda ümber käima, kui vanemad teda ei kaitse, kui vanemad teda ei aita juba võimalikult varakult aru saada, mis on ühe noore naise elu loomulik sisu, et ta võiks olla tulevikus õnnelik naine ja leida endale õnneliku pere ja olla õnnelik ema. See teekond on ju läbi käidud emal. Ja kui ema ei ole oma hingehaavu otsa vaadanud, ei saa aru, kuidas tema elab ja mis tema elu talle nagu kujundab tema saatuses. Kui ta ei saa aru, et tema truudusetus, tema narkomaania või tema alkoholism, kui ema alkoholism, igaõhtune veiniklaas, iga nädalavahetuse peod, kahtlase väärtusega riided, mis annavad puhta hingeeluga kujunevale tüdrukule arusaamise, et naine peabki olema selline kergemeelne meestemagnet. Missugust saatust, missugust teekonda te kujundate siis oma tütrele? Rääkimata sellest, kui tütar peab välja kannatama kõik need lahutused, kõik need tülid, kõik need abielurikkumised või mis kõik veel. Kui te arvate, et tütar ei tea seda, siis te eksite. Väga tihti ju on üks põhjus, miks need hingehaavad tekivad, et tütar ei taha olla selles naise rollis, keda te olete talle oma eluga ette elanud, kuna te ei ole mõelnud järele, missugust elu te olete saanud päranduseks oma kodust ja missugust elu te oma hinge ja haavade tõttu nüüd praegu elate. Tütar ju näeb seda. Isegi kui ta ei ütle teile midagi, ta näeb ju seda. Olen väga ehmunud olnud, kui ma olen näinud, kuidas väikseid tüdrukuid võetakse kaasa mingitele kummalistele pidudele, kus on ju teada, kus ju on teada, mis seal toimub. Mis te arvate, et tüdrukutel pole silmi peas või? Rääkimata siis sellest olukorrast, kui need peod toimuvad kodus ja teile tundub, et teie tütar tegeleb seal mingite oma asjadega. Ta õpib teie käest õpib elu naisena. Ja kui tema elu on käinud siiamaani murdejaani, selles mõttes normaalselt, et ta ei ole väärkoheldud veel seksuaalselt, ise ei hakka ükski tüdruk enne täiskasvanu või murdeajast nii-öelda läbi tulenud, seksuaalselt niiviisi käituvad ainult need tüdrukud, kes on väärkoheldud. Nemad käivad niimoodi riidest, nemad tõmbavad pilku, nemad hakkavad provotseerima oma seksuaalse käitumisega, võivad juba seda teha. Esimestes klassides olen näinud seda tüüpi tüdrukud. Aga need on kõik väärkoheldud tüdrukud, nii või teisiti, võib-olla ainult sõnadega. Mul tuleb meelde üks lugu, mida ma olen enne ka rääkinud vist siin. Seda rääkis üks 10 aastat söömishäirega elu ja surma piiril olnud naine, kuidas tema kodus ta ühed suvehommikud tuli murdeealisena 12-13 jooksuga ülevalt oma toast alla kööki, kus istusid heinale minevad võõrad mehed või need sulased. See oli küll mitte kaua aega tagasi, 10 aastat tagasi. Ja kuidas need mehed siis nägid, kuidas ta seal rõõmsalt tuli
ja keegi meestest ütles mingi sellise lause, et hakkad juba ka naiseks saama, dissid hüppavad nii, et või ma ei mäleta midagi dissidega. Sellest hetkest peale otsustas see tüdruk oma dissid likvideerida. Aga mitte niimoodi, nagu nüüd on see hullumaja jõudnud nii kaugele, vaid et hakkas ennast näljutama. Ta näljutas ennast nii palju ja valetas muidugi kodus, et ta teeb trenni ja mida kõike veel. Söömishäire on seda tüüpi teemolik sõltuvus, et elu ohtlik. Ja ta rääkis seda, kuidas tema selle söömishäire algus oli see üks kommentaar tema naiselikkuse nagu keskpunkti kohta, tema kasvavate rindade, tema ilusa, noore, süütu ja puhta tüdruku elu kohta, kuidas temast hakkas kujunema noor, kaunis naine. See rindade teema on eraldi väga keeruline. Meie lapsed elavad hirmus ja keegi kuskil see nendes artiklites oli ka nimetanud seda, et ta tahab rindadest lahti saada sellepärast, et mitte sattuda rinnavähi ohvriks. Kuidas küll ei ole selgitatud ja kuidas küll kogu see ideoloogia teeb eriliselt valu nendele naistele, kes on rinnavähki põdenud. Ma tunnen mitut vanemat naist, kelle tütred 40-ndates on kas surnud või operatsioonil olnud, kus nende rinnavähiga seoses elu saatus on mõjutanud nende lapsi, sest nendest jäid kas maha või pidid nägema oma ema kannatusi. Väiksed lapsed. Mul tuleb meelde üks imeliselt kaunis naine rinnavähi naiste palatis. Tal olid imeilusad silmad. Selline slaavi hing, ütlen ma heas mõttes. Ta luges luuletusi. Tal oli peas rätik, sest keemiaravi oli tema kaunid juuksed kaotanud. Ja siis, kuidas talle tuli külla väga armas mees, kelle silmadest paistis see tohutu tragöödia, mis nende peres oli. Ja 3-4-aastane tüdruk. Ema püüdis olla, see armas naine püüdis olla suurem oma saatusest. Aga kui nad ära läksid, siis ta nuttis tunde sinna patja, sest ta ei teadnud, kas tema 2 ära lõigatud rinda annab talle võimaluse elada ja oma tütrele ka tulevikus emaks olla, teda hoida, kaitsta, toetada, sülle võtta, võidelda selle eest, et tema elu oleks. Hoolimata kõigist nendest lugudest, mis elu kaasa toob, hoolimata kõigest nendest hingehaavadest, mida ka üks naine ja ema oma tütre kasvatamisel, tema kõrval olles, teda toetades, peab läbi elama, eriti ka murdeeas. Aga me oleme võib-olla kaotanud julguse. Me oleme võib-olla läinud liimile, selle ideoloogia liimile, mis ütleb, et lapsed teavad ja tahavad ja võivad otsustada. Ei või, ei tea, ei ole. Ja meie vanematena peaksime julgema nii endale öelda ja kui ka käituda nii,
et meie lapsed oleksid hoitud ja kaitstud. Isegi sellises olukorras, kus keegi neile on kõrva puhunud ei tea mida ja meelitanud ei tea kuhu või sotsiaalmeedias kutsunud neid mingisse gruppi või ajanud neile lihtsalt mingit soga, et mitte hullemini öelda. Ma tahan tänase mõtteavalduse, mis on läinud pikemaks kui eelmised, lõpetada veel ühe väikese looga. Ja ma tahan üles äratada teis, emad, naised, selle tõelise emalõvi ja selle tõelise instinkti, mida selles videos ka YouTube'ist leides ma tahan teile näidata, et te saaksite aru, et kui te ei lähe barrikaadidele, siis helluse, headuse, läheduse, armastusega saate te vaadata peeglisse ja saadete oma kodus kaitsta oma tütreid, oma tütart, oma poega, oma lapsi. Selles maailmas, selle kohutava sotsiaalse eksperimendi eest, mida tehakse meie lastega, mida tehakse inimestega ja mis on jõudnud sõja seisukorda ka Eestis. Aga vaatame seda videot kas või veidikesegi ja siis te saate võib-olla nagu ka natukene innustust ja julgust. Kuidas? Run, baby. That is the coolest thing I've ever seen. I'm aboard. Oh dear.
me tütred on kallid ja me pojad on kallid ja me lapsed on kallid. Meil on muidugi oma elu, aga meil oma elu, oma eneseväljendus, oma enese töö, oma eneseteostus. Palun teid, et see ei oleks meie laste arvel. Ma soovin teile kõike head. Ma soovin teile, et te mõtleksite enda elu, oma laste elu ja oma pereelu üle palju rohkem. Et te saaksite aru, missugused õnged on välja visatud ka teie pere, teie laste, teie enda, teie abikaasa söödaga teile selles maailma ajastus, et ei annaks järele, et ei läheks õnge, et ei annaks ohvriks ei ennast ega oma lapsi. Jumal hoidku meid kõiki, et meil oleks julgust võtta vastutust ja leida seda armastust ja rõõmu, et me saaksime oma lapsi toetada ja me oleksime neil olemas kõiges, milles nad meid vajavad. Kõike head teile, armsad emad ja armsad tütred ja armsad pered.